Tere! Minu nimi on Maris Tammet. Olen enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht. Ja täna ma jagaksin sulle infot sellega seotult, et absoluutselt kõik inimesed, kõik situatsioonid, mis meie elus on, kõik inimesed, kes meie ellu tulevad, tulevad meile midagi õpetama. Kõik siin elus on nii-öelda see õppetund. Olgu see siis hea või halb situatsioon või olukord, aga see üritab meile midagi õpetada, näidata. Ja kõik siin elus juhtub põhjusega, täpselt samamoodi. See, et sa siin täna oled, on põhjusega. See, et sa selle video leidsid, on põhjusega. Ja kõik siis inimesed, kes meie ellu tulevad siis midagi meile näitama, õpetama, ilma et nad ise teaksid, et nad seda teevad. Et ära süüdista kedagi teist, sest nemad ei tea, see toimub alateadlikult. Nad tulevad su ellu, tekib mingi selline situatsioon, mis siis tegelikult annab sulle õppetunni, et sa saaksid. Ja miks need õppetunnid on olulised, miks need juhtuvad, on selleks, et sa saaksid enda sees tervendada siis katki olevaid punkte oma elus, muuta endas uskumusi, mis siis sind kahjustavad, siis muuta sind või aidata sul usaldada iseennast rohkem, uskuda iseendasse rohkem ja väga palju muud, mis sa saad nagu enda puhul muuta, tervendada. Selle jaoks on need siis õppetunnid, mis me saame teiste inimeste kaudu või situatsioonide kaudu. Ja need on ülihead, sest ja kui me saame aru sellest, hakkame mõistma, et iga inimene tuleb meie ellu midagi meile õpetama, midagi näitama, mis meie sees on siis vajalik ära muuta. Olgu see siis läbi tervenemise või millegi muu, siis muutub meie elu kergemaks. Nii kaua, kuni me ei tea ja ei mõista seda ja pigem süüdistame seda teist poolt, et ta tuli, tegi mulle haiget, ta käitub niimoodi ja bla bla bla. Nii kaua me istume ise kinni selles siis õppimata olukorras. Sest iga õppetund, mida meie ellu tullakse meile näitama või mida me kogeme, neist on vaja õppida. Ja kui me neist ei õpi, esimene kord on tavaliselt meie esimene see õppetund, mis me saame mingi teatud asja kohta, on tavaliselt hästi sihuke hell paitus põhimõtteliselt. Et ta ei ole midagi hullu. Ta on lihtsalt, et sulle õrnalt näidatakse, et näe, sinu sees on selline uskumus, palun muuda see ära. Kui sa sellest esimesest korrast ei õpi, ei pannud tähelegi, et midagi oli selge, siis tuleb järgmine kord, tuleb uuesti seesama õppetund, kus meil on vaja õppida lihtsalt võib-olla mõne teise inimese kaudu või mõne teistsuguse situatsiooni kaudu. Aga õppetund on ikka sama. Lihtsalt, mida rohkem kordi sa jätad õppimata neist ja muutmata enda sees seda, mida see siis õppetund tuli meile näitama, siis iga kord läheb see olukord hullemaks. Iga kord õppetund on valusam. Iga kord, kui sa ei õpi, siis järgmine kordus õppetund on palju valusam ja palju julmem. Kus ma seda tean? Ma tean seda sellepärast, et mina oma elus ikka vanasti kuskil 20 aastat ei osanud õppida mitte kuskilt otsast, siis nendest õppetundidest ma ei saanud arugi, et seal on õppetunnid. Minu jaoks olid need hoopis midagi muud. Ja ma kõndisin nagu klapid peas. Mina ei näinud ühtegi õppetundi, ma ei saanud neist aru.
tänaseks õnneks ma tean täpselt, ma näen isegi neid õppetunde kaugelt ära, et kui juba ma nagu tunnetan, et mingi situatsioon hakkab tulema, siis ma juba tean, et sealt tuleb üks õppetund ja ma õpin sellest enne ära, kui see situatsioon nagu päris minuni jõuab või näiteks mingi kindla inimesega seotult, siis ka, et see inimene jääb, et ma ei pea seda kogema, seda valusat kogemust selleks, et õppida sellest siis õppetunnist, mida ta tuli õpetama mulle. Et ja nagu ma ütlesin või nagu siin iga õppetund, mida me kogeme oma elus, võib olla hea kui ka halb. Et või nagu selles suhtes, et see kogemus, mis me saame, see võib olla ka mingi positiivne asi, mis juhtub meie elus, nagu positiivne olukord, positiivne situatsioon. Et see ei pea alati olema mingi väga katastroof, mis elus toimub, kuigi alati on meil palju kergem õppida siis negatiivsetest asjadest ehk siis mingitest katastroofidest kui sellest, et midagi head juhtub meie elus. Kui meie elus midagi head juhtub, siis me tavaliselt oleme küll õnnelikud selle üle, aga me ei oska näha siis selles peituvat õppetundi. Et me võtame seda teistmoodi. Aga kui meie elus juhtub midagi halba, siis me tavaliselt peale seda muudame midagi oma elus, muudame iseendas. Vahepeal teeme sellega endale siis kahju, sest me ei õppinud sellest õppetunnist ja me muutsime oma elus midagi hullemaks, kui see enne oli. Aga kui me oskame ja õpime sellest õppetunnist, mida elu siis tuli meile jagama läbi siis inimese või mõne olukorra, siis me muudame oma elu paremaks. Me liigume lähemale asjadele, mida me päriselt tahame. Mis see tähendab? Ühesõnaga me kogeme seda õppetundi läbi siis mingi inimene tuleb meie ellu, meile õpetama midagi. Ja sellega seotult see inimene näiteks õpetabki sulle sind usaldama rohkem, et sa usaldaksid oma elu, iseennast ja oma elu tunduvalt rohkem. Tekib siis inimesega olukord, kus sa siis saad selle õppetunni, et sa ei usalda iseennast, et sa ei usalda ennast, sa ei usalda elu. Ja sa õpid sellest. Sa õpid sellest õppetunnist ja hakkad rohkem usaldama ennast ja elu. Ja läbi selle hakkavad sinu elus asjad liikuma. Sa kuulad iseennast rohkem. Sa teed rohkem valikuid, usaldades oma sisetunnet. Ja sellega liigud sa lähemale asjadele, mida sa päriselt soovid, mida sa päriselt tahad siin elus. Sa oled palju õnnelikum, palju rõõmsam. Ja sellega seotult lihtsalt need õppetunnid, mis me saame, aitavadki meil näha, mis on meie sees. Mis hoiab meid tagasi meie enda sees, et saavutada oma unistuste elu, oma õnnelikku elu. Need inimesed, need situatsioonid, mis siis meie elus on, mis meie elus toimuvad, mis meie ellu tulevad, on ainult nagu meie kasuks. Need on ainult meie kasuks. Jah, need tunduvad, et mis mõttes see on minu kasuks. Kui ma saan meeletult haiget, need situatsioonid ei ole meeldivad ja nii edasi, siis tundub ja see, et mis mõttes see on minu kasuks, see teeb mulle kahju ju. Aga tegelikkuses, kui sa nagu mõistad ja saad aru,
et need on õppetunnid, millest sul on vaja õppida ja sa päriselt õpid neist ja muudad enda sees siis vastavalt seda asja, mida see õppetund tuli sulle jagama, siis sa liigud lähemale sellele, mida sa päriselt tahad siin elus. Ilma siis ilma, et me ei näe või nagu tegeleks oma nende õppetundideta või nagu ühesõnaga, kui meil ei oleks neid õppetunde, siis me ei muutuks, sest me ei oskaks näha enda sees neid valupunkte, neid vanu uskumusi, neid valukohti, siis mis on vaja muuta, tervendada. Iga inimene, iga situatsioon tuleb näitama meile neid asju, mis hoiavad meid tagasi siin elus, saavutamas seda kõike, mida me päriselt tahame. Seda, et me kasutaks tõelist oma potentsiaali ära. Need õppetunnid läbi siis inimeste on meie jaoks, et me saaksime lõpuks elada seda elu, mida me päriselt tahame. Jah, see kõlab julmana, et miks ma pean läbi käima, ma ei tea, mis iganes asja selleks, et siis elada oma unistuste elu. Tegelikult sa ei pea. Lihtsalt, kui sa ei oska näha õppetunde, mis on algselt nagu, kui meil on uus õppetund tuleb, siis meie esimene kord kokkupuude selle õppetundi õppimiseks on väga armastav. See on nagu paikene, sulle tehakse nagu pai, näe vaata, sul on see teema. Aga kui me ei oska sellest aru saada, et see on õppetund, meil on vaja endasse vaadata ja siis sealt välja selgitada, et mida meil on vaja siis näha enda sees, millega meil on vaja tegeleda enda sees, et kui me ei kasuta seda õppetundi, seda esmakordset, seda väga armastavat ja toetavat vihjet. Kui me seda ära ei kasuta, me ei oska seda näha, me ei mõista seda, siis me saame kordusõppetunni, mis on juba raskem, mis ei ole enam pai, vaid on juba patsutus. Ja kui me siis ka ei õpi, siis tuleb uus kordusõppetund, mis on juba, ei ole enam patsutus, vaid on juba sihuke tugevam löök. Ja mida enam, mida kauem sa nendest kordusõppetundidest nagu või et sa ei õpi, sul tuleb uus ja uus ja uus, kuni lõpuks on see nii valus, see õppetund, et sul ei jää muud üle, kui lõpuks midagi teha. Aga me ei pea jõudma sellesse punkti. Sellepärast ma täna räägingi sellest, et iga inimene, iga situatsioon meie elus tuleb meile midagi õpetama. Need on õppetunnid, millest meil on vaja õppida ja need ei ole selleks, et meid kahjustada. Need on selleks, et me saaksime tervendada enda sees neid kohti, mis hoiavad meid tagasi. Need on meie enda jaoks. Ja kui sa nüüd mõistad seda, et kui sinu elus tekib mingi olukord, situatsioon, mingi inimesega või mis iganes ja sa esimese asjana mitte ei reageeri siis selle inimese pihta või selle situatsiooni pihta, vaid pöörad hoopis oma tähelepanu endasse ja küsid, miks see olukord praegu juhtus, mida sa saad õppida sellest, mida elu üritab sulle õpetada läbi selle situatsiooni või selle inimese. Kui sa pöörad ja hakkad küsima enda käest selliseid küsimusi, siis hakkad neid õppetunde väga varakult nägema ja nendest õppima. Ehk siis sa võib-olla saad ainult selle patsutuseni ja sul on juba asi õppetund selge,
õpitud, vajalikud muudatused oma elus ära tehtud, ehk siis see tervendus või uskumuste muutmine. Et sa saad need ära tehtud ja sa ei jõuagi sinna punkti, kus sa põhimõtteliselt saad ikka jõhkra liti. Et sul on võimalus õppetunde kogeda nii, et need on lihtsalt õrnad paitused või väiksed patsutused. Sa ei pea ootama selleni, kuni sul lihtsalt vaip alt ära tõmmatakse ja sa kukud. Mina tänaseks, alustame sellest vanast ajast. Mina vanasti ei osanud õppida õppetundides, ma ei osanud neid näha, ma ei osanud nendega midagi peale hakata. Mina süüdistasin iseennast enamus aega, et ma olen ise süüdi selles kõigest, mis toimub mu elus. Ma vääringi seda jama. Või siis oli ka vahepeal nagu teine variant, et ma ei mõista, et miks mu elu selline on. Kuidas keegi saab nii halvasti käituda või et miks ma väärin sellist asja. Samas teine moment oli just see, et ma vääringi seda jama, seda kõike. Ja ma ei õppinud. Mul oli neid õppetunde väga palju, ma ei õppinud ja ei õppinudki, kuni siis lõpuks tõesti ma kukkusin täiesti põhja läbi nende õppetundide, et ma ei õppinud ju neist ja ma sain nii suured löögid, et ma lihtsalt lõpetasingi täiesti mustas augus. Aga ei ole hullu, siis ma hakkasin õppima neist ja ma hakkasin mõistma, et tõesti iga inimene tuleb meie ellu midagi õpetama. Nad ei tee seda teadlikult, ära palun valesti aru saa. Nemad ei tea, et nad tulid sulle õppetundi andma. Täpselt samamoodi annad sina neile õppetunni, aga sina ei tea, et sa seda teed. See toimub alateadlikult lihtsalt läbi selle meie olemuse, meie käitumise, meie reaktsioonide. Läbi selle me anname inimesele, nagu teisele inimesele, siis mingi õppetunni. Kuidas seda kõige kergemini teha on? No näiteks sul on uskumus, et sa ei ole tark. Sul on mingi kuskil alateadvuses on kinni uskumus, et sa oled loll. Sa ei ole tark, sa oled loll. Ja see on kuskilt tulnud väga ammusest ajast, päriselt see ei vasta tõele, aga lihtsalt kuna see sinu sees on, siis see nii on. Ja siis tekib sul olukord töökaaslasega, kes siis ütleb sulle kas läbi nalja või mingi siuke üks asi on ju, et sa oled loll. Ja sina reageerid sellele nagu tuumapomm. See sinu töökaaslane ütleski nagu läbi nalja, sa oled loll, on ju, et siuke naljaga pooleks. Ta ei mõelnud seda tõsiselt, ta isegi ei mõelnud sellele peale pärast seda, kui ta välja ütles selle. Ta isegi ei mõelnud sellele, ta lihtsalt võttiski seda nagu naljaga, et see nagu polnudki mõeldud mitte kuidagi halvas mõistes. Aga kuna sinu sees oli siis see uskumus, et ma olen loll, see reageeris. Sa said haiget. Aga sa said haiget selle tõttu, et see uskumus on päriselt sinu sees olemas. Sa usud ise seda, et sa oled loll ja selle tõttu tegi see, et see inimene ütles läbi nalja, sa oled loll, on ju. Sa võtsid seda väga isiklikult ja sa hakkasid reageerima sellele. Kui sa oleks pööranud selle ümber ja küsinud enda käest, oota, mida praegu üritatakse mulle õpetada, siis sa oleks aru saanud ja mõistnud, et tegelikult see õppetund oligi seotud sellega, et näidata, et sinu sees on uskumus, et sa arvad, et sa oled loll, mis ei vasta tõele. Et sul on vaja sellega tegeleda. Ja see sinu töökaaslane ütles lihtsalt automaatselt mingi lause,
mille peale ta rohkem midagi ei mõelnud, aga see lause oli konkreetselt sinu jaoks õppetund. Aga tema ei teadnud, et see on sinu jaoks õppetund või et see trigerdaks sind. Tema lihtsalt ütles välja, mis ta pähe tuli ja nii oli. Täpselt samamoodi oled sina õppetund teistele inimestele oma elus. Täpselt samamoodi võid sina tekitada mõne lausega, täiesti tavalise lausega kellegi sees mingi reaktsiooni, mis paneb tööle või tekitabki selle õppetunni efekti, et inimene saaks aru, et tema sees on vaja midagi muuta. Need on situatsioone ja olukordi on päris palju meie elus igapäevaselt, kus tegelikult me saame või ongi need õppetunni järel. Kõik need õppetunnid on meie jaoks, mitte meie kahjuks, vaid meie jaoks. Kindlasti on sul olnud olukorda mõni õppetund, mis sa oled saanud läbi siis mingi inimese, olgu see siis mingi vana sõber, eks või kes iganes. Hästi tihti on hea võtta seda nagu mingi eksiga seotult, sellepärast, et te lähete lahku, ja võib-olla isegi mitte kõige meeldivamat, et tekibki see, et sa said haiget, aga näiteks 5 aastat hiljem sa oled nagu üliõnnelik selle üle, et te lahku läksite. Jah, algselt sa ei ole õnnelik, algselt oled sa kurb, algselt sa ei saa aru, mis toimub, miks ja nii edasi. Aga 5 aastat hiljem sa mõtled, issand, et ma ei tea üldse, mida ma nägin selles inimeses või et mul on ikka väga hea meel, et me ei ole enam koos. Ja see tulebki sellest, et see inimene tegelikult tuli sulle näitama või andma sulle õppetundi. Täpselt samamoodi nagu sina talle. Ja teil oligi vaja see suhe toimus selleks, et te saaksite jagada üksteisele need õppetunnid ja saaksite õppida mõlemad siis läbi nende õppetundide ja muuta oma elus asju. Nagu sinu sees siis seda, mis sul on katki. Kui sa seda selles suhtes ei õppinud, siis ei ole hullu, saad mingi sarnase õppetunni läbi siis teise kaaslase. Mina isiklikult tegin siis mitmeid kordi läbi selle. Mulle tuldi õppetundi andma, et näitama siis seda, et ma valisin enda asemel kellegi teise. Ehk siis, mis see tähendab? Ma ei elanud iseendana, vaid ma lõin erinevaid karaktereid teiste jaoks. Ja ma ei aktsepteerinud iseennast ja ma valisingi olla keegi teine, mitte mina ise. Ja selle õppetunni, nagu mida mulle tuldi õpetama, et näitama, et minu sees on selline asi, et ma nagu ei ela iseendana ja ma valin nagu iseenda asemel olla keegi teine. Ja seda õppetundi, kuni ma sellest lõpuks aru sain, see võttis aastaid aega, ma arvan mingi 10 aastat vähemalt. Nende 10 aasta jooksul ma kogesin väga palju. Ei, see oli isegi kauem, mingi 20 aastat. Ja ma arvan, mingi 20 aastat vähemalt. Ma kogesin siis väga palju kordi neid õppetunde sellega seotult. Miks? Sest ma ju ei õppinud. Ma olin see vahva õpilane, kes ei näinud ühtegi õppetundi ja ajas oma asja, klapid peas, ei näinud ja läksin edasi. Ja ma tegin siis neid õppetunde või nagu kordusõppetunde, ma ei tea palju kordi läbi. Ühega ei saanud seda kätte, siis tuli järgmine ja üks põhiasi, millega ma mis oli õppetund, mille läbi siis ma oleks pidanud seda õppima,
oli see, et minu siis eks ja mitte ainult üks, et seal veel oli neid olukordi, kus minu asemel valiti keegi teine. Et näiteks minu eks valis oma eksi minu asemel. Siis üks valis minu asemel mingi 20 aastat vanema naisterahva. Ja nii edasi. Et ma kogesin hästi palju seda, kaasa arvatud ka sõprusringkonnas ma kogesin seda, et minu sõber valis minu asemel teise inimese, teise sõbra. Aga need kordusõppetunnid kordusid järjest valusamaks, need muutusid, on ju. Aga need olidki puhtad sellest, et näidata mulle, et ma olen valinud enda asemel kellegi teise, olla keegi teine. Need õppetunnid olid minu kasuks, et ma mõistaksin ja hakkaksin lõpuks ikkagi elama iseendana, valima iseenda. Olla mina ise, tõeline mina ise. Ja mul võttis nii kaua aega, et hakata elama tõelise endana ja valima iseennast. Ja sellega seotult oli mul neid kordusõppetunde või nagu see õppetunni kordusi oli väga-väga palju, kuni ma lõpuks siis reaalselt pidin põhja kukkuma selleks, et õppida sellest. Aga ma ütlen teile ausalt, siis sa ei pea jõudma põhja, et õppida nendest õppetundidest, mida siis iga inimene su ellu toob. Kui sa saad sellest aru, et kõik, mis meie elus toimub, kõik inimesed, kes meie ellu tulevad, nad õpetavad meile midagi, siis sa hakkad neid nägema. Mida rohkem sa oma elus siis hakkad neid õppetunde nägema, mida rohkem sa nendega tegelema hakkad, mida rohkem sa neile nagu nii-öelda keskendud, sa ei pea otsima paaniliselt, et mis õppetund siin on ja seal. Aga lihtsalt, kui juhtub mingi olukord, situatsioon, siis sa saad küsida endalt, et mida see situatsioon või see inimene üritab mulle õpetada. Ja mida enam sa nagu sellesse lähed, mida rohkem sa endaga tegeled, seda kiiremini hakkad sa neid õppetunde nägema, seda kiiremini hakkad sa neist õppima ja seda kiiremini või nagu seda hellamad on need õppetunnid. Ehk siis põhimõtteliselt need õppetunnid saavad olema nagu paikesed või siis väike patsutus. Et ei ole see, et sul nagu põhimõtteliselt vastu vahtimist. Aga see on kõik sinu enda valik. Kas sa õpid sellest õppetunnist kiiresti või sa võtad mega kaua aega ja teed väga palju kordusi läbi. See on sinu valik, kumma sa teed. Mina soovitan, hakka mõistma, et kõik, mis sinu elus toimub, kõik inimesed, kes su ellu tulevad, tulevad meile midagi õpetama. Ehk siis vaata, mida sulle üritatakse õpetada, mida üritatakse sulle tegelikult näidata sinu enda sisemuse kohta, mis sinu sees toimub. Miks see üldse selline asi on, et iga inimene tuleb meile midagi õpetama, põhimõtteliselt näitama, on selle jaoks, sest me ise ei oska näha enda sees või avastada, et me oleme katki või et meil on vaja midagi tervendada või muuta oma elus selleks, et me saavutaksime siis need asjad, mida me tahame, jõuaksime oma unistuste eluni või õnneliku eluni. Et selle jaoks tulevad siis inimesed meie ellu, et meile näidata ja õpetada siis neid kohti, näidatagi need valupunktid, mis meie sees on, mis oleks vaja ära muuta. Selleks, et me jõuaks siis oma unistuste eluni ja kasutaks oma tõelist potentsiaali. See on põhjus,
miks need nii-öeldes õppetunnid meie elus üldse on. Mida rohkem sa tegeled iseendaga, mida rohkem sa õpid iseendasse vaatama, endaga tegelema ise, seda vähem õppetunde ja siukseid olukordi tegelikult sinu ellu tuleb. Et sinu ellu hakkab pigem rohkem tulema nagu neid positiivseid, õnnelikke olukordi, millest saad ka õppida, sest sa juba oskad siis õppida. Et aga jah, et sihuke, selleks tuleb mõista, küsida õigeid küsimusi ja tegeleda siis iseenda sees nende kohtadega. Ja need on kõik ainult sinu kasuks. Kõik situatsioonid sinu elus, mis juhtuvad, toimuvad, on sinu kasuks. Minu elus on väga palju olnud igasuguseid olukordi, situatsioone, kus ma olen väga palju haiget saanud läbi siis nende õppetundide, millest ma ei õppinud. Aga ütlen sulle ausalt, siis tänaseks ma olen tänulik kõige selle eest. Just selle tõttu, et ma ei oleks täna siin, ei räägiks nendest õppetundidest, kui ma ei oleks kogenud oma elus seda sellisel kujul läbi. Ma ei soovita mitte kellegile seda kogemust, nagu mul oli, aga ma soovitan kõigile hakata nägema, hakata küsima, mida see olukord üritab sulle õpetada, mida see inimene tuli sulle näitama. Siis, kui ma andsin välja salaunistuste kaardid või nagu nende väljaandmisega seotud, siis oli see, et ma tellisin nad ja mulle öeldi, et 6 aja pärast peaksid kätte saama, et 6 aega võtab aega nende tegemine ja väljastamine. Nii, ja ma ootasin neid meeletult ja 6 aega sai läbi ja siis mulle öeldi, et vabandust, et seal olid mingid viperused, et läheb veel 2 nädalat aega, enne kui ma saan nad. Siis ma olin okei, selge, davai, ei ole hullu, see 2 nädalat, tahtsin küll kohe saada, aga et see 2 nädalat enam ei tapa. Nii, ja siis tuli veel edasi, 2 nädalat läks mööda ja ikka ma neid ei saanud, ikka läheb aega. Ja lõpuks ma sain need 3 kuud hiljem alles. Ja ma ei saanud aru, miks see nagu nii kaua aega läheb ja miks see nii on, kuni lõpuks ma esitasin küsimuse, et mida see üritab mulle õpetada. Miks see situatsioon mu elus on? Ja ma mõistsin seda, et see situatsioon üritab mulle õpetada kannatlikkust. Et ma oleks kannatlik, sest ma olin nii kannatamatu, ma tahtsin neid kohe, nüüd ja praegu. Ja see ei olnud ainult sellega seotud, seal oli veel nagu muid asju ka mu elus, et ma olin nii kannatamatu, ma tahtsin kohe kõike saada. Ja selle olukorraga minu õppetund oligi see, et õppida olla kannatlikum, usaldada ajastut, et kõik juhtub täpselt siis, kui juhtuma peab. Usaldama iseennast, usaldama elu, olles siis kannatlik. Ja kui ma selle ära tabasin ja sellega tegelema hakkasin ja lasin nii-öeldes selle aja lahti, et okei, tulevad millal tulevad. Mul niikuinii ei ole midagi sellesse nagu teha ja ma õppisin nagu olema rohkem kannatlik. Et ei ole hullu ja nii edasi. Läbi selle, nii nagu ma selle ära tegin, ära õppisin ja muutsin enda sees seda, et ma olen kannatlikum, nii need salaunistuste kaardid ka jõudsid kohale. Kõik need õppetunnid on kõik need õppetunnid meie elus on põhjusega.
Need tulevad meile näitama meie sees, mis on vaja muuta. Sest või nagu, mis on vaja meie sees muuta ja mida siis saame me endas tervendada, et jõuda siis oma unistuste eluni, oma selle õnneliku eluni, sest minu puhul ma ei jõuaks elu sees või mitte keegi ei jõua elu sees õnneliku eluni, kui sa ei ela iseendana. Et sa elad kellegi teisena. Minu siis viimane kaaslane õpetas siis või nagu tema käest ma sain väga palju õppetunde just seotud uskumustega, just seotud sellega, et ma ei arvanud, et ma väärin midagi. Ma arvasin, ma olen väärtusetu. Lisaks see, et mis mul kadus mõte ära nüüd. Lisaks, et ma olen väärtusetu, et ma ei ole piisav. Ma ei vääri parimat. Need olid nagu uskumused, mis veel minu sees olid kinni. Valupunktid olid nende taga ja tema siis näitas mulle, tõi nii-öelda need välja, et ma saaksin näha, et minu sees on need ikka veel ja et mul on vaja nendega tegeleda. Tema muidugi ei teadnud, et ta mulle neid valupunkte siin välja tõi. Aga nende pealt ma reageerisin, kuni ma siis lõpuks sain aru, et see on õppetund, mul on vaja enda sisse vaadata, et mul on enda sees mingid need asjad, mis trigerdavad praegu. Ja täpselt samamoodi nagu tema siis tõi minus neid asju välja, tõin mina temas asju välja. Ja sest kui kõik inimesed on õppetunnid kellegi jaoks, sina oled samamoodi kellegi teise jaoks õppetund. Nii nagu mina olen ja nii nagu kõik inimesed, kes näiteks minu ellu tulevad, on õppetunnid. Et tulevad midagi näitama, õpetama. See, nagu ma ütlesin, see ei ole, nad ei tee seda teadlikult, see toimub automaatselt läbi nende siis olemuse. See ei ole nende nagu teadlikult läbi mõtestatud asi, mida nad tulevad tegema. See on lihtsalt see, et nad elavad oma tavalist elu sellisena, nagu nad sellel hetkel on ja nad lihtsalt läbi selle tekitavad siis meile mingid triggerid ehk siis annavad selle õppetunni läbi siis mingite kogemuste. Ja sinu ülesanne on õppida nendest õppetundidest, mida siis meile tullakse näitama, andma ja iga kord, kui sa õpid neist, iga kord sa lahendad enda sees, siis teed asju nagu või tervendad, muudad, seda kergemaks ja lihtsamaks läheb su elu, seda kiiremini jõuad sa nende asjadeni, selle unistuste eluni, mida sa elada tahad. Mida vähem sa pöörad tähelepanu oma õppetundidele ja käid klapid peas, seda valusamaks need õppetunnid muutuvad, seda rohkem seda nii-öelda paska, jama sa koged. Ehk siis kordusefektid või nagu kordusõppetunnid, et kordusolukorrad tekivad sinu elus, et näiteks kui sa ei tea enda elus, siis võib-olla kellegi teise elus oled sa näinud, kogenud või kuulnud, kus inimene satub sarnastesse olukordadesse. Ma võin enda elus tuua näiteks selle põlvevigastusega seotult, mis ma sain. Ma sain Austraalias töö juures põlvevigastuse, mis siis
läks kirja, et põlvevigastus, värgid-särgid ja lõppkokkuvõttes see ettevõte hakkas siis huiama minuga, et ei tahtnud maksta siis rahaliselt kinni seda olukorda ja ei tahtnud nagu väga tunnistada, et see tööõnnetus oli. Mul oli seal, oli see ikka see olukord, mis lõppes siis sellega, et ma pidin täitsa advokaatid võtma selleks, et üldse mingit raha saada ja lõppkokkuvõttes see oli ka täiesti absurdne, sest ma jäin ikkagi väga suurelt kahjumisse või nagu kogu see olukord oli minu jaoks väga kahjulik igas mõistes. Aga kuna ma ei õppinud tollest õppetunnist, mida too moment mul üritati õpetada, siis ma kogesin samamoodi põlvevigastusega siis tööõnnetust Eestis, kus tööandja ütles mulle, et see saab olema tööõnnetus. Ja lõpuks või nagu siis, kui nagu enam mul ei olnud midagi teha, siis selgus, et ei, me ei pane seda tööõnnetuse alla, mis tähendas seda, et ma kaotasin rahaliselt mega palju. Ma ei olnud võimeline kõndima, ehk siis ma ei saanud ka kuskile mujale tööle minna või tööle nagu tagasi minna. Ja see oli veel aastaid. Ehk siis aastaid mul puudus nagu tänu sellele sissetulek. Ja kuna see tööõnnetuse alla ei läinud, siis ma kaotasin ikka väga palju rahaliselt. Ja ma pidin kuidagi toime tulema ilma rahata. Et täpselt sama efekt tekkis ka siis läbi selle Austraalia töökoha. Ja see oli mitu kordust. Ja niimoodi need või õppetunnid nagu meie elus käivadki, et kui me esimene kord ei õpi, siis tekib järgmine kordusefekt sellele. Minu jaoks siis oligi see, et mul oli täielikku elu muutust vaja selle põlvevigastusega üldse seotult, et see põlvevigastus tegelikult lõigi mul jalad niimoodi alt ära, et mul ei jäänud muud üle, kui hakata muutust looma oma elus. Minu siis põhimõtteliselt oligi tänu sellele viimasele korrale siis Eesti töökohas, kus ma selle uuesti nagu põlve kahjustasin veel lisaks varasemale vigastusele, siis läbi selle ma tegelikult lõpuks lõingi omale selle ettevõtte, kus ma praegu tegutsen, millega ma hetkel tegutsen siis, et tegelikkuses need aitasidki mul jõuda selleni, et mida ma päriselt siin elus teha tahan. Et ma ei taha töötada siis nendes töökohtades, kus ma olin. Et ma tegin tööd, päris vahva oli, mul oli vahva töökaaslased, kõik ilus tore, aga see ei olnud töö, mida ma hingega oleks teinud. Ja läbi nende situatsioonide jõudsin ma siis tegelikult sellesse punkti, kus ma leidsin üles see, mida ma päriselt tahan teha. Ja ma hakkasin ka päriselt seda tegema. Ehk siis need situatsioonid õpetasid ja näitasid mulle teed. Ma väga loodan, et sa vaatad oma elus nüüd tagasi ja leiad siis vähemalt kolm kohta, situatsiooni või inimest ja et sa näeksid, mis olid need õppetunnid, mida sulle näidata üritati sellel hetkel. Mis oli see, mida sa vajasid õppida sellest situatsioonist või mis sa said sellelt inimeselt. Et vaata oma elus tagasi ja leia sealt vähemalt 3, sa võid seda jagada, kui soovid. Ja vaata,
kuidas tegelikult on sinu elu paremaks muutunud. Nagu mida vanema asja sa võtad, seda lihtsamini sa näed, kui palju su elu on muutunud sellest elupunktist. Aga sa võid ka võtta näiteks, et sa võtad 5 tükki ja 2 tükki on minevikust ja 3 tükki on siit lähiminevikust. Ehk siis kas näiteks tänase päeva jooksul, ma ei tea, töö juures juhtus midagi, siis küsi endalt küsimus, et mida üritatakse või noh, mida elu üritab sulle siis õpetada või miks see olukord juhtus suga. Et mida mul on õppida sellest, mida mul on vaja näha sellest. Esita need küsimused iseendale seotult siis nende olukordadega, mis sa välja valid ja vaata, mis vastused sul tulevad. Mine endasse ja küsi iseendalt. Ja kui sa oled selle ära teinud, siis suure tõenäosusega nagu reaalselt keskendunud ja nagu saanud vastused, siis sa näed, et need õppetunnid on sinu kasuks, mitte sinu kahjuks. Ma soovin sulle palju siis edu õppetundide avastamisega ja nendega tegelemisega, sellepärast et see, et sa lihtsalt näed, et see on õppetund, ei lahenda probleemi, vaid sul on vaja sellest õppetunnis ka päriselt õppida, ehk siis tegeleda enda sees nende muutuste loomisega. Kui sa seda ei tee, siis ootab see nagu uus kordus sind või noh, kordus see õppetund, millest sul on vaja siis uuesti õppida ja siis kui sa selle tagajärjel siis muudad endas midagi, siis on kõik, kui mitte, siis saad veel lisaks uue kordusõppetunni. Aga nagu ma ütlesin, mida rohkem korduseid sul seal tuleb, seda valusamaks need õppetunnid muutuvad. Nii et ma soovitan võimalikult kiiresti, võimalikult lihtsalt avastada need õppetunnid, mida elu üritab sulle õpetada ja näidata. Aga olge tublid. Tšau!